miks ma lõikan ära praegu augusti keskel või augusti lõpus kollase karikakra. Kollane karikakkar tuleks just sellisel ajal maha lõigata ja esimesel aastal ta võib olla täisõies, ta võib olla väga uhke, nii et ei raatsi teda maha lõigata. Aga see võib maksta pärast kätte. Kui sa praegu teda maha ei lõika, siis jah, ta talvitub kuidagi üle talve, aga kevadel tekivad probleemid. Ehk siis ta ei talvitu nii hästi üle talve, kui siis, kui ta on maha lõigatud ja tal on tekkinud sellised talvitumisvõrsed. See tähendab seda, et praegu ma lõikan ta lihtsalt sirbiga, mitte maani maha, aga ma jätan kuskil 5 sentimeetrit oksad alles. Ja siis ta kasvatab siia ilusad noored võrsed, mis jäävad siis üle talve talvituma ja need talvituvad palju kiiremini, või mitte kiiremini, vaid paremini kui lõikamata puhmal puhmikul. Nii et paras augustine töö ja praegu veel, mis maha tasub lõigata, on Makedoonia äiater. Mul on ka see töö siin vaja ette võtta. Makedoonia äiater tegelikult võiks isegi varem lõigata, sellepärast et kui tal seeme valmis saab, siis ta külvab hullult ennast edasi. Aga siin on suured uhked puhmad ja selleks, et ta seda külvi nii palju ei tuleks, siis ma lõikan ka ta. Tema võib ka maani maha lõigata, ta kasvatab uued lehed jälle peale. Aga vähemalt ei lähe see külv siis edasi. Kui sa natuke varem oleks seda teinud või mina oleks teinud, siis oleks sellest rohkem kasu olnud. Siis õnneheinad. Õnneheinad ka peale õitsemist lõigatakse maha. Siin on lehed on veel ilusad, aga on ära õitsenud. Praegu ka hea aeg seda teha. Ja ta võib ajada uued õied siis sügiseks peale uuesti. Ja muidugi, mis augustikuus sellised head aia või kasulikud aiatööd on veel näiteks rooside sügisväetamine. Praegu on see aeg käes. Tee see praegu ära, sest et sügisel, septembris, oktoobris on selleks hilja. Ja spetsiaalse sügisväetise sa leiad kindlasti Hortikomi e-poest. Seal sa võid kasutada Palusalu koodi Palusalu 10, mis annab -10%. Ja varsti tuleb see päris lõikusaeg ka nendele taimedele, kes ei ole talvel ilusad. Mina jätan suurema osa taimedest püsti, sest nad on väga ilusad talvisel ajal ka. Ja ainult hädapärased, kes siis kokku vajuvad või kes ei ole enam ilusad või seemneid annavad hullult, need ma lõikan maha. Nii et head toimetamist!